2021. aastal on Porsche teinud oma sportliku luksusauto, mis on ka väga ruumikas, veel paremaks. Ja kuna mina ise nende autode kohta nii täpselt ei tea, siis Rainer Aus on see mees, kes klientidega igapäevaselt suhtleb ja on endale siin nii mõnegi nüansi selgeks teinud. Rainer, mis on need uuendused, mis on siis teise põlvkonna Panamera mudeliuuendusega kaasa tulnud? Kõige suurem uuendus esiosas on kindlasti esistange, mis on natuke agressiivsem, sportlikumad joontega. Lisandunud on paar värvi, millest ka üks siin Cherry Red ja mõned väljadisainid. Porsche puhul ei tohi ju mainimata jätta ka seda, mis on kapoti all. Kas on ka seal midagi juurde kruvitud? Ja enamus mootoritel on leitud natukene lisajõudu, aga võib-olla kõige suuremad muutused on seoses sellega, et on lisandunud ka hübriidile näiteks teine turbo, mis siis varasema 340 kilovatise mootori arendab nüüd 412, et ühest turbost jäi väheks, pandi teine juurde ja saadi 412 kilovatti. Aga see ei ole ju kõik, sellepärast et ma tean, et on olemas veel võimsam versioon. Mis see täpselt on? Ja et kui nüüd räägitud V6 praegu asendada ka V8-ga, siis saaksime kokku Panamera Turbo S hübriid, mis arendab 515 kilovatti ehk juba 700 hobujõudu. Ja see 700 hobujõudu, millele on võimalik, ma saan aru ka 5 iste kohta, läheb siis 0-100 kui kiiresti? 3,2 sekundit, kui kasutada õiget stardisüsteemi abi. Noh, ei tea, kui nii võib öelda, siis 5-kohaline pereauto 3,2 sekundiga 0-100. Rainer, aga mis on need uuendused siin sõiduki tagaosas? Uuenenud on tagatuled, mis on nüüd ühes tükis sellise laia gabariidi osaga. Teine asi võib-olla suurematest on tagadiffuusor, mis on saanud uuema kuju. Kui ma seda eelmist ja uuemat vaatan, siis ma näen ka tegelikult siin erinevaid summuti-otsasid. Millest see tuleb? See tuleb juba varustusest, et kui siin auto on lisatud sportväljalaskesüsteem, et siis ta on võimalus valida kas kroomitud või musta otsaga topeltsumpsi otsadele. Ja kas uuenduse puhul säilib ka sportturismo kere? Ja klassikalise Panamera kõrval alati sportturismo on juba olemas ja suurema mahutavuse ja suurema siis ka pakiruumi avamise luugiga. Ja meie kõrval mõlemad masinad on hübriidid. Kas sa räägiksid meile nendest hübriidi sõiduomadustest? Hea meelega, aga selleks juba äkki siis lähme sõidame ja räägime roolis. Siin siis on 4 vedu endiselt, kuna Panamera 4 näitab seda, et on 4-veoline, 2 turbot ja elektrimootor, jõudu 412 kilovatti. Tänu sellele biturbo elektrikoostööle on tal väga hea reageerimisvõime pedaalile astudes, väga hea kiirendus. Aku võimaldab siis sõita 52 kilomeetrit puhtalt elektriga. Erinevate sõidurežiimide alt saab siis valida puhas elekter, mis sõidab maksimaalselt elektriga siis nii kaua, kuni teda jagub. Valides siis kas roolilt või ekraanilt otse saab lülitada hübriidi peale ja seal on omakorda siis ka 3 varianti, et üks on selline automaatne režiim, mis vaikselt kulutab pigem rohkem elektrit. Teine variant on, mis hoiab parasjagu elektrit sees, et kui on vaja jõuda sihtkohta näiteks maakodusse, kus võib-olla ei ole võimalik laadida, aga õues on -kraadid ja tahaks hommikul sooja autosse, et siis mõistlik on hoida väike 20% voolu sees, et tal on standardvarustuses elektri pealt eelsoojendus ja seda
aku pealt siis kasutades saab taimerit seadistada või äpist auto sooja panna. Ja kui ka elekter on täitsa otsas, siis on variant teda laadida ehk siis kasutada selleks bensiinimootorit, mis toodab elektrit tagasi ja õhtuks on jälle vool olemas nii-öelda, et hommikul näiteks soojendada. Rainer, nüüd on minu kord sõitma minna, aga mis siin uut on? Kõige suurem uuendus on rool, mis on natuke muutnud oma kuju. Sportlikum. Nupud natuke teised, ta on nüüd sarnasem teistele uutele mudelitele. Sama disainiga. Mugavam kasutada. Kõik need ekraanid on natuke kvaliteetsema graafikaga. Kui see auto siin on musta nahk sisuga, siukene tundub väga klassikaline, siis kui nüüd klient tuleb sinu juurde ja hakkate autot konfigureerima, siis ma kujutan ette, et neid võimalusi. No, algab ikka standardvarustusest, siis on juba edasi erinevad nahad, Alcantara laed, erinevate liikumistega, istmed, stereod ja nii edasi. Ehk kui klient tuleb sinu juurde, hakkate talle uut Panamerat kokku panema, siis tegelikult on võimalik panna midagi sellist, mida nii-öelda naabrimehel ei ole. Pigem teeme midagi ilusat ja erilist, kui juba konfigureerimiseks läheb. Ma siis lähen proovin järgi, kuidas ta sõidab. Porschesse istudes on ju kõik alati selgelt ära tuntav, isegi kui oled sellises, me oleme luksussedaanis, me oleme pereautos, mis kannab legendaarse autotootja märki. Aga sa tead, et sa saad ka kiiresti sõita, sellepärast, et see on ikkagi Porsche. Mis on äge? Keegi ei ole ära kaotanud siukest seierit sealt keskelt konsooli pealt. See on nii Porsche, see on, need on pisikesed detailid. Ja tulles nüüd selle juurde, et see on luksussedaan, rool käte vahel. Ma ütlen, et see on selline nahk, mida võiks niimoodi masseerima jäädagi. Porschel on, kui ma siin seda keskkonsooli osa vaatan, vajalikud funktsioonid ei ole nagu kaugel kuskil ära viidud. Kiiresti see on vahetada siin kliimat, istmesoojendused sisse lülitada. Ja siis on jälle sellised väiksed Porsche detailid, et mul on siin kohe kuskil käe juures veojõu väljalülitus, vedrustuse seadistamine. Ja luksussedaanist õhkab ju seda sportlikkust. Ja kui me veel räägime sellest, et me täna sõidame Panamera hübriidiga, mis igal esimesel võimalikul juhul, kui sa käima paned ja sul vähekenegi siin hakus vurtsu on, siis proovib elektriga sõita ja sa saad linna vahel sõita müravabalt, vibratsioonivabalt ja kütust põletamata. Aga siis on ju Porschel siin rooli peal üks siukene väikene rullik, mis vahetab režiime. Mul on see valik siin ees näha. E-Power, hübriid, sport, sport pluss. Ja muidugi, kui sa oled omanik, siis sa oled endale ka isiklikud individuaalsed seaded paika pannud. Aga nüüd saabub see koht, kus sa otsustad, et tundub õige hetk proovile panna. Kas tegemist on ikkagi Porschega, siis sa keerad lihtsalt siin pöördrülitit. Hübriid ei ole veel päris see. Sport, juba kuuled natukene midagi. Ja siis, oi. Mõned asjad, mis veel silma hakkavad, mitte siis ainult Panamera, vaid Porsche puhul, on see, et kui üldiselt see paneel siin koosneb niisugustest nuppudest ja jätab mulje sellisest puutenupust, siis need nupud annavad sulle tagasisidet, ehk kui sa selle istmesoojenduse vajutad sisse, siis käib siuke. Ja samamoodi ükskõik, mis funktsiooni sa siit vahetad. Ja minule väga oluline asi, mida ma tean, et eelmisel Panameral ei olnud, on see, et ma saan rullikuga. Minu laul ka. Las nüüd see Backstreet Boys jääda. Ehk volüümi on mugav minu arust terve elu olnud rullikuga, keeratava nupuga. Nad on selle tagasi siia toonud. Ja kolmas asi, kui see ekraani lahenduse peale minna, siis kõiki asju näidatakse sulle ilusti visuaalselt. Mis režiim, asjad, mis toimub,
kui ma vahetan siin ka midagi vedrustuse poole peal, on ju, siis seda kõike antakse sulle ka visuaalselt siia väga ilusa ja hea kvaliteediga minna, nii et tegelikult see auto ütleb, et lähme sõidame. Käed natuke veel värisevad, aga mitte hirmust, vaid lihtsalt see sõidu emotsioon, mida saab siis pakkuda üks selline luksusauto. See on ju tegelikult kuni 5 istekohta. Sportlik ta on? Sportturismo puhul veel võid ju siia midagi suuremat pagasnikusse panna. Kas või koera vedada? 5 istekohta tähendab, et võid perega sõitma minna, ärisõitudeks sobib. Ja kui natuke aeg üle jääb, võib ka ringrada külastada ja kasutada teda sportautona. Ja Porsche Tallinna esindusse. Jah, meil saab mudelitega tutvuda ja teha ka proovisõitu.